Tere õhtust ja tere tulemast Ida-Virumaale Narva spordikeskusesse. Triobet saaliliiga poolfinaalid on kohal ja esimeses poolfinaalis, esimeses mängus lähevad vastamisi Narva United FC ning Nõmme BSC Olibet. Näete neid meeskondi ka siin ekraanil ja oleme otsepildis teieni tulemas loomulikult Õhtulehe portaali vahendusel. See pole täna ainus mäng, millele teil on võimalik kaasa elada. 18:45 Tallinna FC Kosmos ja SK Augur Enemat, Tallinna meeskonnad siis vastamisi minemas Viimsi kooli spordikompleksis, nii et ka selline kohtumine täna meil teile pakkuda on, aga asume kohe siin selle mängu kallale, siis Narva United ning Nõmme BSC Olibet. Olibet siis olnud sel hooajal väga heas hoos ja põhiturniir teise kohaga lõpetati. Saadi sellega ka otse pääse 4 parema sekka ja Narva United siis viimasena pääses play-offi, aga seal suudeti 7-6 alistada mitu korda Eesti meistriks tulnud Tallinna FC Anži ja niimoodi Narva Unitedi meeskond Oranž siis siia 4 parema sekka poolfinaali jõudis. Poolfinaalides siis kohtumas Narva Olibet ning Kosmos Augur Enemat. Augur Enemat siis samuti otsepääsmega 4 parema sekka jõudis ja nende vastane siis Kosmos 2 mängu kokkuvõttes alistas 12-8 Ida-Virumaa meeskonna Sillamäe Jotka Tiina, kuigi Sillamäe meeskonnale jäädi avamängus 3-6 võõrsil alla, siis kodus suudeti alistada vastane 9-2 ja niimoodi jõudsid nemad 4 parema sekka. Narva United esimeses mängus suutis koduseinte toel alistada Anži 7-4, jäi võõrsil alla 0-2, kuid 7-6 tulemusega edasi nad jõudsid. Oli seal mängus viimaste sekunditeni väga suurt põnevust, aga suutis Narva kõikide küüntega kinni sellest võidust hoida ja teenitult pääseti siis siia 4 parema sekka ja väga hea meel, et futsali Eesti meistrivõistlused siin Ida-Virumaal ääretult populaarsed on. Mitusada inimest juba siin tribüünile kogunemas ja aina neid sealt ukse vahelt juurde tulemas ka on ja oleme kohe valmis ka avavileks. Tänase mängu kohtunikud siis FIFA kategooria kohtunik Ainar Kuusk, lisaks temale Roman Laidinen tähtsad otsuseid vastu võtmas, kolmandaks kohtunikuks Roland Meritee ning mängu inspektoriks futsali elav legend Heiki Peljo, nii et sellised mehed ametnikena täna siin mängul ja ongi avavile kõlanud saali jalgpallis siis ühe poole pikkuseks 20 minutit ning mängitakse seisva ajaga, ehk siis nagu praegu oli vile kõlas, siis 19:49 sekundit jäid tabloole korra seisma ja see aeg läheb alles siis käima, kui pall on edukalt mängu pandud. Saab nüüd palli siin Nõmme Olibet ja neil täna väravas siis Roland Rink. Ei ole Olibetil täna kasutada nende esiväravaht'i Vaiko Tammevälja, kes siis on mängu keelu all ja kaartidega väljas veel Indrek Palm ja Kevin Sooaluste, nii et on Nõmme siia Ida-Virumaale tulnud 3 põhimeheta, võib nii öelda, aga vaatame üle tänased koosseisud siis mõlemal meeskonnal. Kodumeeskond Narva United, väravas number 22 Maksim Medvedjev, lisaks siis 13 Stanislav Kostrov, 14 Sergei Fjodorov, 5 Andrei Pantelejev, number 7 Renat Osmanov, 8 Aleksandr Jegorov, 11 Aleksandr Tarasenkov, 4 Ivan Zelesnjov, 2 Roman Vedehov, 17 Rustam Rustamov ja 23 Andrei Rešetnikov ning Nõmme järgnevas rivistuses 24 väravas siis neil täna Roland Rink, lisaks number 15 Andres Aniko, 23 Edvin Stüff, 22 Hans-Christian Aasma, number 9 Ervin Stüff, 25 Ian-Erik Valge, 5 Priit Mäeor, 20 Erik Toom, 10 Aleksander Sahharov, 8 Werner Uibo ning 12 varuväravat Egert Oiov.
hea võimalus siin Narva Unitedil ja nende tähtmängijal Stanislav Bõstrovil viia Narva meeskond juhtima, aga see hetkel ei õnnestu. Nüüd hea ettesööt sealt Nõmme poolt, kuid on Stühvi puude natukene pikk ja õigemini Edvin Stühvi puude siis natukene pikk ja läheb see pall üle otsajoone. Rääkisin siin enne kohtumise algust ka Narva Unitedi esindaja Aleksandr Dmitrijeviga veidi juttu ja mainis, et paar meest Narva Unitedil natukene haiged on ja ei ole täies hoos Ivan Zelesnjov ja 13 Stanislav Bõstrov, kindlasti mõlemad väga-väga vajalikud mehed Narva Unitedil, eriti Stanislav Bõstrov, kes kindlasti Trio Betsali liiga üks säravamaid mängijaid võib öelda. Hetkel Rustam Rustamov, mees, kes teeb selle pealelöögi, aga see jääb hetkel natukene pehmeks ja saab siin Rink palli mängu panna. Määruk paneb sealt hästi palli ette ja Zahharov selle sealt maha võtab ja hea loogiline rünnak siin Nõmme poolt, aga Medvedjevi jaoks üsna mugav pall ja suudab ta selle palli tõrjuda, seejärel ka püüda ja viib Narva mehed uuesti rünnakule. Ja hästi võitleb siin Audi omadele välja Aleksandr Tarasenkov ning saab külje sisselöögist palli mängu panna. Nüüd ambitsioonikas sööt sinna Jegorovi suunas, aga ei õnnestu omasid selle palliga leida ja nüüd Erik Toomil võimalus see pall mängu panna. Nõmme meeskonna jaoks tõesti on olnud suurepärane hooaeg, sest kui vaatame selle meeskonna ajalugu, siis võideti saali jalgpallis esiliiga hooajal 2012-2013, 2013-2014 põhiturniiril 7, siis kõrgliigas 2014-2015 mullu, siis oldi Trio Betsali liigas 6. ning avaringis jäädi alla siis Tallinna FC Anžile, nii et teist korda on Nõmmel võimalus mängida saaliliiga play-offis ja esimest korda siis poolfinaalis ning vaatame, mida suudab täna siin Nõmme Narva Unitedi vastu. Kohtusid need meeskonnad ka 2 korda põhiturniiril, nagu kõik meeskonnad omavahel läbi mängivad koduväljakul, mis siis Nõmme meeskonna jaoks on hoopis Kiilis Harjumaal. Suudeti siis 6-2 Narva United alistada. Vaata nüüd selle võimaluse siin ära ja väga-väga hea võimalus Erik Toom meheks, kes lööb siin peale, aga ei õnnestu väravate arvet täna siin avada. Tulles tagasi nende põhiturniiri mängude juurde, siis 6-2 suudeti Narva alistada Kiilis, aga vaid siin loetud nädalad tagasi 13. veebruaril samad meeskonnad kohtusid siinsamas väljakul ning siis oli Narva parem tulemusega 9-3, nii et on vastased kindlasti teineteist väärt ja meid siin põnev kohtumine ees ootamas. Meid on ees ootamas kindlasti ka põnev seeria, sest poolfinaalide puhul on vaja koguda meeskonnal 2 võitu, et edasi pääseda. Esimene kohtumine siis toimub madalama asetusega meeskonna koduväljakul. Korduskohtumine leiab siis juba aset Kiilis. See toimub 5. märtsil ning vajadusel toimub siis järgnev kohtumine 6. märtsil 17.30 Kiilis, nii et vaatame, kui kaueks ja kui pikaks see seeria venida võib. Ja võidab siit taas külje sisselöögi Nõmme meeskond ja omavahel siin mehed kombineerivas on. Andres Annikot otsiti seal enne ja nüüd saab uuesti siin löögile Nõmme, kuid 4-minutilise mängu järel seis jätkuvalt 0-0. Rustamov. Kontravõimalus nüüd tulla siin Olipetil, aga ei õnnestu sealt mööda mängida ning
ning pall korra Narval, nüüd kaotatakse see taas ja rahulikult proovib siit leida head varianti Hans-Christian Aasma, aga selline poolsööt sinna alla ei leia Edvin Stühvi üles. Fjodorovi käes pall lükkab selle sinna paremale, saab ka palli tagasi ja nüüd Narva siin liikumistega üritamas mehi vabaks teha, aga kogenud Andres Aniko hea positsiooni valikuga õiges kohas ja lükkab palli out'i. Nüüd näitab kohtunik Ainar Kuusk, et pall jätkuvalt Narvale, see sööt tuleb siin ette, aga Aniko paneb siin taas keha vahele ja ei saa Stanislav Põstrov seda palli endale. Rink nüüd viskab pikalt välja, see ei õnnestu. Osmanov. Põstrov nüüd hoiab hästi siin tugevalt, paneb keha ette, aga ei suuda siin väga head võimalust ära kasutada Nõmme meeskond ning näidatakse siin ka esimest akumuleeruvat viga. Hästi võitles siin Edvin Stühv palli Põstrovi käest ära ja Põstrov ta sealt maha võttis. Kohtunikud näitasid head edu ja sai Edvini vend Ervin Stühv löögile. Aga akumuleeruv viga läks kirja ja nüüd juba teine viga kohe siit otsa Narva meeskonna jaoks. Edvin Stühv otsis sealt Anikot eest, aga see sööt omasid ei leidnud. Akumuleeruvate vigade seis siis hetkel 2-2 ja saali jalgpallis siis reegel selline, et alates 5. akumuleeruvast veast saab minna 10 meetri pealt segamatult löögile ja need löögid võivad tihti mängu saatused otsustada ja mõlemad meeskonnad juba 2 viga siis teinud esimese 5 minutiga. Nüüd Narva siin hästi kombineerib ja saab selle palli sealt alt Stanislav Põstrov ja viib 5,5 minuti järel Narva meeskonna juhtima 1-0, suurepärane värav Unitedi esitusest, hästi mängiti see standardolukord lahti ja leiti mitmel korral vajalik käik üles ja Eesti koondislane viib Narva siin poolfinaalseerias 1-0 juhtima. Initsiatiiv hetkel Narva käes ja loomulikult kummalgi meeskonnal kuskile kiiret pole. 2 poolaega ju vaja siin mängida, ka 2 poolaega veel otsa mängida Kiili spordijoones mõne päeva pärast ja ei ole siin Nõmme meeskonnal põhjust liigselt muretseda. Roland Rink nüüd viskab pikaga selle välja, Sahharov ei saa sealt palli omale ja nüüd Rustamov siin võitluses Ian-Erik Valgega ja Valge lükkab selle palli out'i Narva meeskonna jaoks juba võimalik siis nüüd pall mängu panna. Nõmme meeskonnal on saali jalgpall, kiire mäng, pallid käivad edasi-tagasi väga kiirelt, palju võimalusi, palju pealelööke ja hea on näha siin seda mängu ka Narva spordikeskuses, mis on selle mängu mängimiseks suurepärane koht. Tribüünidel on väga vähe näha vabu istekohti ja väga mitusada inimest siia juba täna kogunenud on ja tundub, et aina juurde ka tuleb. Nüüd Narva mehed ei mõista siin teineteist, Sahharov hästi võitleb palli omadele ja nüüd läheb sealt Valge löögile ja tõrjub Medvedev selle löögi ära, aga hea rünnak Nõmme poolt, üks parimad võimalusi neil täna ja Sahharov nüüd vasakuga see löök tehniliselt ebaõnnestub. Vedehov mängib siit kokku Rustamoviga ja saab Rustamov selle palli sealt keskelt tagasi ja paneb selle söödu sinna keskele. Nüüd omavahel natukene pudistavad siin
Nõmme mängijad, aga ei midagi liigselt ohtlikku, aga jätkuvalt initsiatiiv siin Narva meeskonnal ja 2-0. 2-0 läheb Narva United kohtumist juhtima. Rustamov, mees, kes veidi vähem kui 7 minutit pärast avavilet viib juba Narva mehed 2-0 juhtima ja see on nüüd küll külm dušš Nõmme mängijate jaoks. Näeme veel siin seda võimalust ja läheb siit Roland ringi ja jalge vahelt see pall läbi, suurepärane tegutsemine hetkel Rustamovi poolt instinktiga ta seda lööki sooritama läks ja eeldas, mida väravat teha võib ja tegi seda tööd väga hästi. Nüüd saab Stüff siin vasakul äärel palli, näitab oma tehnikat. Osmanov lükkab ette. Hea sööt oli sinna Põstrofile mõeldud, aga praegult väga vajalikul hetkel suutsid Nõmme mehed selle olukorra sealt ära klaarida ja hästi liikus Hans-Christian Aasma kohe sealt rünnakule ning tekitas oma meeskonnale hea löögivõimaluse, aga ei enamat hetkel Nõmme jaoks. Taas Põstrov seal natukene laiutab käsi ja näitab oma meeskonnakaaslastele, kuhu seda palli lükkama peaks. Aniko. Pikk pall ette ja nüüd Medvedev seal selle püüab, ei olnud siin väga kindel tegutsemine, aga ei olnud ka ründaja siin päris kindel, et kes selle palli võtab ja niimoodi see olukord siin mattus. Põstrov saab nüüd palli, tema vastas Aniko. Mida teeb Põstrov? Mängib hoopis tagasi. Pantelejev, Osmanov. Fjodorov saab palli. Ja nüüd mitu väga täpset söötu Narva poolt ja rahvas ka aplodeerib. Siin on rahul kodupublik hetkel oma meeskonna esitusega ja miks mitte. Neid enam kui 8 minutit mängitud ja 2-0 Narva United seda kohtumist juhtimas on. Ja milline hooaeg Narva Unitedi poolt ei olnud see parim hooaeg kindlasti meeskonna ajaloos ja tegelikult oldi vahepeal seal täitsa piirimail, kas pääsetakse play-offi või mitte. Tallinna FC Ararat TTÜ oli ka uustulnuk liigas, kes siis üritas nende kohta ohustada, aga ei juhtunud seekord seda üllatust ning Narva United 6. siis play-offi pääses ja lõpuks siis meeskond, kes 3. oli Tallinna FC Anži, kes sai siis otsepääsmest just napilt tänu Nõmme BS Olipetile ilma, ei saanudki seekord siis Trio Betsali liiga play-off avaringist edasi. Teame ju Anži mitmekordne Eesti meister, aga tänavu siis Narva United nad alistada suutsid ja suutsid nad siin just koduväljakul selle olulise vahe sisse teha, kui 7-4 Anžid siin võideti ja kui me vaatame tänase mängu käiku, siis hetkel Narva United 2-0 seda juhtimas on ning kui Anžile võõrsil 0-2 alla jäädi, siis see oli tegelikult Narva meeskonnale piisav, et edasi pääseda ja kui võrrelda Narva mänge kodus ja võõrsil, siis kindlasti kodus see meeskond väga hea on ja seda kindlasti just selle marulise publiku toel. Ning tänane mäng kõikide soovide kohaselt nende jaoks just kulgenud on. Nüüd hästi siin Osmanov rinnaga vahel ja suudab palliga endale kontrollida ja leiab tegelikult Põstrovi päris hea sööduga üles ja Põstrov, kui muidu siin teistes olukordades on olnud pahane natukene meeskonnakaaslaste peale, siis väga õigustatult hetkel trampis oma jalgu vastu maad ja mõtles, et oleks võinud natukene paremini siin seda omaksvõttu sooritada, aga hea tegutsemine Osmanovi poolt. Nüüd Aniko näitab siin oma tehnikat, aga Edvin Stüffi sööt nüüd leiab tee hoopis külje outi ja külje sisselöök Narva Unitedile. Roman Laidinen näitas Narva mehel täpselt, kus see pall mängu panna nüüd tuleb. Nüüd hea võimalus siin Narval tekkimas, aga suurepärane tõrje ringi poolt ja see oleks nüüd olnud küll Nõmmele juba päris katastroofiline algus. Ervin Stüff nüüd
mängib Aasma siin löögile ja napilt läheb see löök siit mööda ning vabandust, number 25 Ian-Erik Valge löögi autoriks. Parandus siis minu poolt ning saab Maksim Medvedev palli mängu panna. Rustamov võidab siin hästi külje sisselöögi taas Narva meeskonnale välja ja kui tegelikult isegi see võimaluste arv on olnud hetkel mõlemal meeskonnal üsna võrdne, siis on Narva need oma võimalused ära kasutanud ning Nõmme löögid rohkem sinna küljevõrku hetkel maandunud ja tuleb kui meelde tegelikult mõlema meeskonna väravahi poolt mõned head tõrjed. Ja hea löök siit number 11 poolt Aleksandr Tarasenkov ja Rink selle palli üsna kindlalt tõrjub ning nurgalöök Narva meeskonnale. Ja nurgalöök siis siit tribüüni poolt lahti mängitakse. Uuesti Tarasenkov hästi siin mängivad kokku ja saab uuesti Narva löögile, löök blokeeritakse. Ja nüüd rahustab siin Erik Toom mängu maha. Valge, Toom taas. Vasakult äärelt nüüd läheneb Nõmme sellele rünnakule. Toom jätkuvalt läheb. Ja nüüd sööt on natukene ebatäpne, aga Nõmme õnneks siis Roman Vedehov mees, kes lööb selle palli auti. Zaharov saab löögile, aga sealt tuleb rikošett ning näitab Ainar Kuusk nurgalööki. Ian-Erik Valge siis läheb seda sooritama, on ka Ian-Erik Valge siis suures murujalgpallis head mängu näidanud ja ka Tallinna Kalevit esindanud siin mõned aastad tagasi. Toom. Ja näitab siin Ainar Kuusk, et pall käis üle joone ja taas on Ian-Erik Valge seal palli taga. Ja läheb seda vaba lööki siin sooritama. Näitab kohtunik hoopis käsi üleval, et tegu vaba löögiga tundub, et vilistati siis ohtlik mäng Vedehovi poolt, kes selle jala sealt korra õhku ajas ja kui käed püsti, siis vaba löök otse ei loe. Valge nüüd mängib siit hästi Zaharovi löögile, aga mitmendat korda täna Zaharovi vasak jalg natukene ebatäpne ja pall taas Maksim Medvedjevile. Ja täpsustuse huvides, kui olen maininud siin kordusmängu veerandfinaalides, siis Trio Betsali liigas olukord selline, et veerandfinaalides, kus siis vastamisi lähevad põhiturniiri 3.–6. ning 4.–5. toimub vaid 2 mängu kodus ja võõrsil, loevad enim löödud väravad ja kui needki on võrdsed, siis loevad võõrsil löödud väravad, ehk siis väga tuttav formaat, aga alates poolfinaalis siis on vaja meeskonnal koguda 2 võitu, nii et siin poolfinaalides alates enam see seis ainult ei mängi rolli, vaid mängib see võitude arv. Ja hästi võtab siit Nõmme nüüd palli vahelt ära ja Valge siin rünnakul tulemas, aga võetakse ta väga hästi 2 mehega seal karpi kinni ja tegelikult lõpeb Olibeti jaoks isegi see rünnak päris hästi, kui võidetakse üsna lootusetust olukorrast see külje sisselöök ja nüüd teeb Nõmmega vahetuse ning toob sisse uued mehed. Teiste seas siis Hans-Christian Aasma, Ervin Stüff on tulnud väljakule, Andres Aniko ja Edvin Stüff. Nii et tugev nelik praegult Nõmmel väljakul. Pantelejevini ei jõua päris see pall, väga hea sööt oli sealt mõeldud küll Sergei Fjodorovi poolt,
aga ei midagi enamat seekord sealt ei tulnud. Aasma nüüd teeb siin paar petet, aga väga hästi jalgadel siin Fjodorov seisis ja lõpuks ka Olipet siin eksis ja annab palli taas vastasele. Märkamatult see esimene poolaeg kulunud juba on ja mängida jäänud veidi üle 7,5 minuti. Ervin Stühv sai sealt selle palli eest, aga väga hästi jälle taas Narva kaitse tegutses ja ei tulnud sealt pealelööki ning kontra võimalus läheb nüüd ka Narva meeskonnal luhta. Edvin Stühv leiab paremalt äärelt venna. Aga nüüd siin kordamööda antakse sõbralikult pall tagasi. Andres Aaniko. Väga hea sööt ette. Edvin Stühv. Tema vastas Fjodorov. Leiab Ervin Stühvi. Ja nüüd hea mõte, aga nüüd on väga hea kontrarünnak siit Narva poolt tulemas. Põstrov söödab alla ning 3-0 läheb kohtumist Narva United juhtima. Värava autoriks number 5 Andrei Pantelejev ning nüüd võeti kontrarünnakuga Nõmme mehed jalust. Oli see üks ebatäpne sööt sealt ja rohkemat vaja ei olnudki. Stanislav Põstrov näeme siin kiirusega ja kontrollib palli väga hästi. Läheb siin konkurendist mööda ja suurepärane täpne sööt sinna alla ning ei olnud Roland Ringil väga palju võimalust seda lööki enam kaitsta. Ning time out nüüd siis Nõmme meeskonna poolt saali jalgpallis siis saavad mõlemad meeskonnad 1 minutilist vaheaega poolaja kohta kasutada. Aga Nõmme meeskonnal tõesti mõtteainet hetkel jagub küll ja veel, sellepärast et 3-0 seda Narva United kohtumist juhtimas on ja seda mängu üsna valitsenud on siin Olipetul olnud tegelikult ka mitu head võimalust, kuid tegelikult ühtegi sellist 100% võimalust, mis kasutamata on jäetud, pole olnud. On siin paar head võimalust olnud Sahharovil lüüa peale ja Stühvidel siin ees, aga pallid on kõige paremal juhul maandunud seal küljevõrgus ja vaid paar tõrjet pidanud Maksim Medvedjev tegema, aga Narva United on oma võimalused täna suurepärase protsendiga ära kasutanud ja seda näitab hetkel meile ka tabloo, kus siis 3-0 Narva edunumbrid ilutsemas on ning 6 minutit 55 sekundit avapoolaja lõpuni jäänud. Toom proovib eest leida Sahharovi. Ja väga osavalt siit suutis Narva meeskond palli endale jätta. Nüüd hea rünnak siit Olipeti poolt, tuleb see pall sinna keskel, aga ei leia omasid üles ning oli siin hea võimalus nüüd Priit Mäeorul üks värav tagasi lüüa. Sahharovi poolt see pall sinna keskele tuli, aga ei jõudnud pall ei tema jalale ega ka tagant teisest lainest tulnud Erik Toomi poole ja nüüd siin Stanislav Põstrovilt hoopis hea võimalus tekkimas, aga Jan-Erik Valge siin reeglite piirimail mängib, aga kõik määruste pärane ning saab Nõmme selle olukorra nüüd klaaritud. Hästi nüüd Valge võitleb siit Põstrovi käest palli ära, aga kaotab selle taas. Nüüd Põstrov hästi tuleb surve alt välja. Osmanov. Põstrov. Tagant mängivad nüüd läbi ja kohe näha, et Narva siit enesekindlust nendest väravatest saanud on. Tuleb küll siit kohe otsa ebatäpne sööt Osmanovi poolt, aga meeste kehakeel on oluliselt rahulikum kui mängu alguses, kus iga möödasöödule natukene võistkonnakaaslase suunal reageeriti ja praegult võetakse juba veidi rahulikumalt ning proovitakse mitte lasta Nõmmel
kontrarünnakult teha. Narva veel rahustab seda mängu, sai Osmanov pingile minna ja Jegorov tuli väljakule. Nüüd tuleb hästi siit Olipet survelt välja ja Zaharov ei jõudnud see sööt sinna Valgeni ääres. Hea mõte Zaharovi poolt ning väga hea pööre ning suuna muutus, aga ei enamat praegult Nõmme jaoks. Edvin Stühv, Valge saab selle palli. Ja pall väravahile, väravahi sisse vise. Aga Ervin Stühv tuleb väljakule Nõmme BS Olipeti poolt. Hans-Christian Aasma veel väljakul, saab just tema palli ja leiab sealt keskelt, tahtsin öelda Edvin Stühvi, aga otsustas selle söötu sinna mitte panna. Andres Aniko nüüd palliga. Ervin Stühv, Aasma ja läheb löögile. Ja nüüd pannakse esimest korda korralikult testimisele ka Maksim Medvedev. Hea tõrje Narva Unitedi väravahilt, kiirelt läks ta oma vasakule küljele maha ja käed sinna ette pani ja nüüd saab Edvin Stühv siin löögile, aga see läheb päris mitu tublit meetrit hetkel väravast mööda, aga väga hea plaan siit Nõmme meeskonna poolt. Ja nüüd näitavad kohtunikud, et pall kuulub Nõmmele ja saab Aasma selle mängu panna. Edvin Stühv saab löögile, aga hästi sealt Narva mehed blokeerimas on. Rustam Rustamov oli mees, kes hästi jala vahel sai. Ja ei vilistata siit viga Nõmme meeskonna kasuks ja hea võimalus Narval minna seda kohtumist 4-0 juhtima ja Aleksandr Tarasenkov ongi mees, kes seda teeb ja kui 4 minutit ja 4 sekundit on esimest poolaega veel mängida, läheb Narva kohtumist 4 väravaga juba juhtima. Näeme, et jäeti Edvin Stühv siia kaitsesse üksi pärast seda, kui oodati viga sealt, aga Edvin Stühvi vastu kohtunike hinnangul määruseid ei rikutud ja sellise 3-2 rünnaku väga hästi Narva mehed ära realiseerisid. Jegorov laseb selle pallil seal out'i minna ning lükatakse see pall, otsitakse loogiliselt pikaga sealt ette ja Aleksandr Tarasenkov oli mees, kes seal selle palli sai. Nüüd aga on siin Narva eksimas ja tekkimas hea võimalus Olipetil. Ervin Stühv võtab selle palli endale. Aniko nüüd Edvin Stühvile vasakule äärde. Saab Aniko selle sealt tagasi. Aasma otsis Ervin Stühvi keskelt, hea mõte, aga ei õnnestunud ja nüüd Jegorovil tegelikult oli parem võimalus rünnakule minna, kui ta kehakeele järgi tundus, et ta ise aru sai ja sealt Olipeti mehed kohe sealt sellest võimalusest kinni haarasid ja sealt selle palli kiirelt ka noppisid. Aniko nüüd lükkab pikagi ette, otsis sealt Ervin Stühvi, aga Medvedev nüüd tulnud väravast välja ja üsna kindla peale sealt tegelikult selle out'i lükkas vajalt. Ta isegi uskus, et Rustam Rustamov selle väikse sööduni jõuab. 3 minutit jäänud esimest poolaega veel mängida ja tõesti olnud kodumeeskonna jaoks ääretult hea mängu algus. Ja Aniko saab siit löögile, ei usu, et ta sellist lööki just ise sooritada tahtis, aga väga sõbraliku põrke ta maast sealt võttis ja tegelikult pidi sealt Maksim Medvedev mõtlema mitu korda, kuhu see pall lõpuks kukkuda võib, pani ta oma seal käe vahele ja nurgalöögiks see pall läks. Edvin Stühv nüüd saab siin löögile, aga taas on Narva kehad siin ees, aga Olipeti kiituseks väga hästi suudetakse standardolukordadest oma mehed löögile mängida, täpsed söödud sinna tulevad õhku, kus mängijad seda juba ootavad, aga pole tänase taktika vilja kandnud. Ervin Stühv nüüd. Edvin Stühv. Toom nüüd saab palli siit
paremalt ja tõstab käe ise ka üles, et temapoolne viga ja tuleb siis uus nelik väljakule. Olibeti poolt jõudis juba varem Toom siia väljakule, aga nüüd Sahharov veel ka juurde ja Ian-Erik Valge ning ka number 5 all Priit Mäeorg. 2 minutit ja veidi peale jäänud avapoole lõpuni. Põstrov nüüd saab selle palli siit ja läheb löögile. Ja kutsub Ainar Kuusk enda juurde Ian-Erik Valge ja Stanislav Põstrovi ja Põstrov oma žestiga siin näitas ka, et mis arvatavasti selle algse tüli põhjuseks on ning Ian-Erik Valge ja kaitsemängijana Põstrovi kindlalt siin tugevamalt võtmas on ja kohtunik rääkis siin meestele kiirelt reeglid üle, mis on lubatud ja mis mitte. Ja nüüd väga ilusa sööduga siin Sahharov paremal äärel Toomi leidis ja Toom selle palli sinna alla pani, aga ei tulnud seda õiget palli sinna Mäeoru jaoks alla ja niimoodi see olukord siin lahenes. Sahharov, Mäeorg ei saa palli endale. Kontrolrünnak nüüd Narva poolt. Pantelejev väga hea suunamuudatusega, aga ei eksita Määrust. Ning nüüd Pantelejev näitas, mis ta sellest esimesest otsusest arvas. Elab selle küll kahjuks välja vastas meeskonna mängija jalgades, aga Ian-Erik Valge jääb õnneks terveks, aga kollane kaart siis Pantelejevile ning see oli siis juba 4. akumuleeruvaks veaks Narva Unitedi meeskonna jaoks. Kui siin mõlemad meeskonnad kiirelt 2 viga alguses tegid, siis Nõmme näiteks pole ühtki viga pärast seda teinud, aga kui vaatame seda mänguseisu, siis tahes-tahtmata peab küsima, kas on natukene kaitse vahepeal liigselt passiivne. Väga hästi leitakse Põstrov sealt eest ja kukkumise pealt suudab see mees ikka selle täpse söödu paremale äärde anna ja nüüd Osmanov annab Pantelejevile mingil põhjusel õhus söödu, aga Pantelejevini see jõudis ja sai ka õhust tegelikult hästi löögile, aga nüüd kasutab Narva United minutilist mõtteaega ja miks mitte poole lõpuni jäänud minutike ja hea võimalus seda time-out'i ju siin kasutada, sellepärast et teiseks poolajaks time-out'i kasutamine midagi ei muuda, uut time-out'i ei lisanud, ühtki time-out'i rohkem ära ei lähe. Futsalis siis mõlemal meeskonnal 1 vaheaja võimalus poole kohta ja kui Narva mehed näevad, et oleks võimalus siit võib-olla 1 värav veel lüüa esimesel poolajal, siis miks mitte seda võimalust kasutada. Nõmme siin Juska eksis tehniliselt ning tundub, et mehed seda vaheaega juba ootavad, millal saaks uued plaanid kokku leppida ja võib-olla on just see Narva Unitedi jaoks hea võimalus, et seda kohtumist lausa 5-0 juhtima minna, aga tõesti uskumatu seis see hetkel siin Narvas on. Narva pole kindlasti, ei saa kunagi öelda, et vastasmeeskond siin Narvas kunagi favoriit on, aga tõesti Nõmme meeskond ju põhiturniiril tänavu teine ja Narva United 6 omavahelised mängud 1-1, aga jäid siis ju Nõmme mehed just siin 9-3 põhiturniiri lõpus Narval alla ja kui rääkisime sellest võimalusest, mis võib Narva meestel tekkida, siis just siin see oli, aga vint oli natukene Andrei Pantelejevi jaoks liiga palju, aga ei lugenud ka Roland Rink seda liigselt hästi ära, aga tema õnneks läks pall üle otsajoone. 34,3 sekundit jäänud kohtumise lõpuni.
Osmanov palli taga. Ja väga hästi oli seal kokku lepitud, mida nad Pantelejeviga täpselt teevad ja hästi suudeti see löök sealt ka sooritada ning vaid üksikud kümnendikud kaduma hetkel läksid. Fjodorov Pantelejeviga mängib siin lahti ja sai Põstrov selle palli sealt heast kohast kasti nurgast ja proovis selle palli sinna keskele panna, aga ei tulnud siit värava momenti Narva jaoks. 29,9 sekundit jäänud poole lõpuni. Pantelejev saab löögile, Valge on oma jalaga seal vahel, Aasma nüüd üritas väga hästi palli maha võtta ja nüüd Põstrovil tekkimas suurepärane võimalus, jäeti sealt mees täitsa üksinda, aga ei suutnud ta oma jalgu ise sealt väga hästi ära lahendada ja natukene kehva tasakaalu pealt seda lõpuks lööki sooritama läks, oli tal tegelikult veel rohkem aega, kui Eesti koondise ründaja ise arvas, aga ei õnnestunud siit Narva eest väravat lüüa. Valge mängib siin Zaharoviga kokku, Mäeorg, Valge. Ja tuleb siit väga hea tsenderdus all, aga ei õnnestu sealt Hans-Christian Aasmaal seda peaga värava raamidesse suunata. Ja ei hakanud midagi liigset erilist siit Narva United viimaste sekunditega välja mõtlema ning poolaja sireen on siin Narva spordikeskuses kõlanud ning Narva United üllatuslikult seda poolfinaali esimest mängu 20-minutilise mängu järel 4-0 juhtimas on. Meie lähme nüüd poolaja pausile ning ootame teid tagasi juba orienteeruvalt veerand tunni pärast.
136 есть, да? Отлично, 136 на подходе. Боулинг номер 1, Нарва Люда 4. Пожалуйста, тренировку вставляем. Аплодисменты. Бар-бильярд, Golden Club, Нарва. Подарочная карта на 2 часа игры бильярд. 201. 201. Где 201? Номер 201 есть, Сань? Раз. Номер 201. 2. 3. Поехали, следующий. 104. 104 есть?
tere tulemast tagasi Narva spordikeskusesse Triobet saaliliiga poolfinaali kohtumisele Narva United FC ja Nõmme BSC Olibeti vahel ja uskuge või mitte, esimese 20 minuti järel on Narva United seda kohtumist 4-0 juhtimas. Täpselt siis olnud siin Stanislav Põstrov, meeskonna üks tähtmängija, kindlasti pole tema nimi siin väravalööjate seas küll suur üllatus. Lisaks temale täpne olnud siis Rustam Rustamov, Andrei Pantelejev ja siis ka Aleksandr Tarashenkov, nii et sellised väravalööjad siin täna Narva spordikeskuses ning kollane kaart siis all ühel väravalööjal Andrei Pantelejevil number 5 all, tema siin täna mängimas on, nii et peab olema mees ettevaatlik teisel poolajal, et teda mängust ei eemaldataks. Osmanov nüüd väga hea kontrarünnaku sööduga siin Põstrovile hea võimalus tekkimas ja otsib sealt keskelt söötu taas Osmanovile, aga natukene tunnetuse peale, et ta seda Osmanovit sinna otsima läks, aga ei jõudnud Osmanov nii kiiresti kohale, kui Põstrov seda võib-olla oleks tahtnud. Nüüd otsitakse Edvin Stüffi sealt eest, aga sööt on natukene ebatäpne. Vaatame üle ka mõlema meeskonna koosseisud tänases mängus, siis Narva Unitedil juba väravalööjad oleme maininud, täna puhast puuri hoidmas siis hetkel number 22 väravas Maksim Medvedjev, lisaks number 14 Sergei Fjodorov, samuti väga head mängu tegemas nagu ka Renat Osmanov, praegult mees, kes seal number 7 all selle palli sai, 8 all tegutsemas Aleksandr Jegorov, number 4 Ivan Zelesnjov, 2 Roman Vedehov ning 23 Andrei Reshetnikov. Nii et sellised mehed täna Narva Unitedil. Vaatame nüüd selle olukorra siin ära. Andsid hea võimaluse kätte siin Olibeti mehed, aga Narva annab viisakalt nii-öelda palli tagasi ja nüüd saab palli Fjodorov siin ning Narva United uut rünnakut üles ehitamas. Nõmme BSC Olibetil täna siis olude sunnil väravas Roland Rink, lisaks Andres Aniko number 15 all mängimas 23 Edvin Stüff, number 9 all tema vend Ervin Stüff, 22 Hans-Christian Aasma. Vaatame nüüd selle olukorra siin ära, Põstrov saab löögile ja Rink tõrjub ja Põstrov nüüd siit pool kukkumise pealt saab ikka selle jala vahele, suurepärane mängija Põstrov tõesti on ja täna oma klassi siin korduvalt näidanud, kuigi väike haigus tal siin kallal on. Lisaks siis Nõmme koosseisus number 25 Ian-Erik Valge, 5 Priit Mäeor, 20 Erik Toom, number 10 all Aleksander Sahharov, 8 Werner Uibo ning 12 varuväravat Egert Ojov. Nõmmel siis mängukeelu all Vaiko Tammeväli, Indrek Palm ja Kevin Sooaluste. Tammeväli siis meeskonna esiväravat, kellest kindlasti täna siin Narva spordikeskuses puudust tuntakse. Hästi võtab siit nüüd Edvin Stüff selle palli vahelt ära, aga nüüd taas väga hea kontravõimalus siin tekkimas, aga Ervin Stüff võtab selle vahelt ära ja otsib Edvinit sealt, aga Põstrov teeb väga hästi ka kaitsesse tagasi tööd ja nüüd pall Nõmme Olibetile. Hea võimalus taas siin tekkimas, aga läheb see sööt natukene pikaks ja pall Narvale tagasi. Poolfinaalseeriat siis mängitakse 2 võiduni, jääks see tänane kohtumine siin viiki, siis oleks ka lisaaega ja otsa tulemas. Hetkel seda võimalust väga ei näe, aga samas nagu futsalis mängitakse seisva ajaga, siis on võimalik neid väravaid küll ja veel tagasi lüüa ning eks näis, milleks Nõmme siin võimeline on ning milliseid muudatusi tehtud vahepeal on ja suurepärane värav tulebki siit number 8 Werner Uibolt ning 4-1 mänguseis ja Nõmme on tagasi.
just ütlesin, milliseid taktikalisi vahetusi tehtud on ja oli siis Werner Uibo värava autor, see mees, kes esimesel poolajal, kui mu silm täpne oli, väljakul ei käinud, ei kuulunud ta nendesse nelikutes, kahte nelikusse, kes siis esimesel poolajal Nõmme meeskonda esindasid 9 väljaku mängijaga, siis täna siia tuldud on ja nüüd, kui Uibo väljakule tuli, siis kohe ka resultatiivselt ja oma värsked jalad siin maksusele pani. Ja näitab siin kohtunik Roman Laidinen akumuleeruvat viga. Toom paneb selle palli sinna Sahharovile ette, aga Roman Vedehov, mees, kes paneb oma keha ka sealt tugevalt vastu ja ei lase seal Sahharovil midagi liigselt ohtlikku luua. Poolfinaalseeria siis 2 võiduni, nii et võimalus üsna varakult ka Nõmmel on vajadusel lendavat väravahti kasutada. Vaatame, kui vajalikuks see osutub, kui samamoodi jätkatakse, siis teda ju vaja ei olekski, aga taktikalistele nüanssidele kindlasti oma pitseri see paneb, et mängitakse ju 2 võiduni, mitte kokku löödud väravate peale ning kui täna peaksid Narva United selle kohtumise võitma ükskõik mis tulemusega, siis ju korduskohtumine juba Kiilis Nõmme vs Olibeti kodus. See mäng 5. märtsil kell 19:00 siis aset leiab ja kui Nõmme peaks sealt ükskõik mis skooriga oma paremuse maksma panema ja see seeria seal 1-1 viigiga lõppeks, siis viimane otsustav mäng päev hiljem samuti Kiilis, nii et koduväljaku eelise hea põhiturniiriga Nõmme Olibet endale kätte võitud on, aga ärgem rutakem sündmustest ette ja Werner Uibol siin ründefaasis taas hea võimalus, kuid siit midagi liigselt ohtlikku ei sündinud. Nüüd Sahharovil jääb natukene palli enda alla kinni ja Uibo nüüd väga hästi suudab sealt selle vea Rustam Rustamovilt välja meelitada. Ning juba 3. akumuleeruv viga Narva meeskonna jaoks. Vaid 4,5 minutit teisest poolajast kulunud ning näitab sealt Roman Laininen, mis põhjusel see viga sealt anti, toob Nõmme väljakule uue neliku Edin Stüff, Ervin Stüff, siis Aasma ning Aniko ja Aniko kohe seal palli taga ka seda trahvilööki sooritamas on. Ja Aniko läheb lööma, aga lööb sinna Tarasenkovi jalgadesse ja külje sisse löök Nõmmele, ei enamat. Ja hästi mängitakse siit taas löögile Nõmme mängija ning teenitakse siit nurgalöök, oli väike rikošett seal. Ervin Stüff palli taga, mängitakse Aniko löögile ja Aniko lööb sealt värava ära, nii et lühikese aja jooksul 2 väravat Nõmme BS Olibeti esituses ja kui avapoolajal siin korduvalt kiitsin tegelikult neid standardolukordi, et mängitakse väga hästi omad mehed löögil, siis seekord ei olnud Narva mehi seal löögil õiges kohas ees ja Aniko selle suurepäraselt sinna alla nurka suunas. 4-2 mänguseisuks ja mängida küll ja veel. Nüüd Põstrov paneb hästi oma keha ette, Põstrov rünnakule ja lükkab Roland ringi alt selle palli sisse ja Põstrov teine värav juba tänases mängus ning suudab Eesti koondise ründaja suurepäraselt vastase väravahi üle mängida ning taastab Narva Unitedi 3-väravalise eduseisu. Vaatame veel siit kordusest ja väga kindlalt Põstrov selle 1-1 olukorra sealt lahendab. Aniko nüüd lükkab siin ette. Ervin Stüff hoiab palli mängus. Aniko.
ja nüüd tahtsin just öelda, hea kontra võimalus tekkimas siin Narval, siis siiski mitte, oli piisavalt tugev see Pantelejevi puude ja läks pall out'i. Nüüd Ainar Kuusk võtab ka korra siin aja maha ja räägib Osmanovile ja Ervin Stüffile, mis väljakul vahepeal toimus ning proovib kaks meest maha rahustada. Ja inimesed, kes võib-olla täna Õhtulehe vahendusel, miks mitte esimest korda futsalit jälgivad, siis kui vaatate, miks väravahile tagasi nii vähe mängitakse, siis saali jalgpallis sellised reeglid, et värav tohib vaid ühe korra palli puudutada. Loomulikult, kui vastasmängija seda vahepeal puudutab, siis tuleb see puude taas mängu tagasi, aga seetõttu väravahile tagasisöötu selgelt välditakse, sest kui teistkordselt seda tehakse, siis ääretult ohtlikus kohas saab vastane vaba lööki mängida ja sellised olukorrad võivad mängu saatuse otsustada. Aniko. Hetkel siis Õhtulehe vahendusel loomulikult käimas ka teine Triobet saaliliiga poolfinaalseeria avakohtumine ja Viimsis vastamisi Tallinna FC Kosmos, Tallinna SK Augur Enemat ja Augur Enemat toda kohtumist hetkel 2-0 juhtimas on valitsev Eesti meister ja põhiturniiril väga võimast mängu näidanud pealinna meeskond Augur Enemat siis 2-0 seal hetkel ees ja tänane loomulikult väga tähtis uudis Triobet saali jaoks. Vaatame nüüd selle olukorra siin korra ära. Hästi suudab Saharov oma positsiooni sealt valida ja nüüd tekkimas võimalus juba Nõmmel ning kõlab Ainar Kuuse vile ning vestleb ta kiirelt Stanislav Põstrofiga natukene mängureeglitest. Tallinna FC Ararat TTÜ säilitas koha Triobet saaliliigas ka uueks hooajaks esiliigast. Mullu siis kõrgemasse seltskonda tõusti ja 7. kohaga seal lepiti, kuigi hooaja teine pool oli nende poolt väga tugev ja oli siin vahepeal täitsa lahtine, kes selle viimase play-off koha võtab, kas Narva United, kes tänaseks poolfinaali jõudnud või Ararat TTÜ. Aga Ararat TTÜ siis pidi leppima 7. kohaga, mis tähendab ka üleminekumänge ja kui seal jäädi avakohtumises Tallinna FC Rinopal Ajaxile ehk siis esiliiga teisele meeskonnale 9-7 alla, siis täna suudeti vastased alistada tulemusega 8-6, nii et 2 üleminekumänguga kokku 30 väravat ja asja lahendas siis üks enim võõrsil löödud värav. Vaatame nüüd selle olukorra siit ära. Hea võimalus oli Uibool seal tekkimas, aga nüüd juba kontrarünnak Narval. Põstrov mängib Pantelejevile äärde, aga Rink teeb fantastilise tõrje. Väga hästi läks Olibeti väravat sinna paremale poole, pani oma jalad hästi valmis ja suutis selle löögi sealt tõrjuda. Väga ohtlik kontrarünnak ja võib öelda küll, et Põstrov tegi selle õige otsuse, pani oma keha väga hästi mängija vahele ja otsis sealt meeskonna mängijana söötu sõbrale, aga täna see siin hetkel vilja ei kandnud. Aga nurgalöök taas Narva meeskonnale ning 5-2 eduseis. Tulles tagasi veel selle ülemineku mängu juurde, siis täna oli seis taoline, et veel minut enne lõppu olid tablool 6-5 edunumbrid Ararat TTÜ jaoks, mis oleks tähendanud edasipääsu Rinopal Ajaxile. 49 sekundit enne mängu lõppu lõi Avetis Harutjunjan Ararati ridades värava, mis viinuks edasi siis juba Ararati. 13 sekundit hiljem oli täpne Rinopal Ajax ning 7-6 tablool, mis oleks tähendanud siis esiliiga meeskonna tõusu kõrgseltskonda. Aga igihaljas Vaagna Arutjunjan oli siis mees, kes 12 sekundit enne lõppu lõi värava, mis viis Ararati
ka kõrgliigasse järgmise loo, nii et selline suurepärane mäng täna Viimsi kooli spordikompleksis, enne kui algas siis Triobet saaliliiga poolfinaali esimene kohtumine seal Kosmose ja Augur Enemati vahel. Uibo mängib ette Zaharovile, aga Zaharovi jalad veavad teda hetkel alt ja nüüd peab siin tagasi mängima Narva ning Maksim Medvedjev võtab vastu turvalise otsuse ja lööb selle palli hoopis outi. Jan-Erik Valge. Zaharov. Uibo saab palli. Ja läheb pall Osmanovist outi. Külje sisse löök. Aga nüüd see sööt on natukene optimistlik ja Medvedjev selle sealt nopib ette Põstrofile. Valge tema vastas. Suurepärane duell täna olnud. Ning Zaharov võitleb palli omadele tagasi ning vahetab seal Põstrofiga ka natukene viisakusi. Ring paneb palli mängu. Ervin Stüff tulnud taha seda küsima, annab Edvin Stüffile ette, jätab palli väga hästi siin Hans-Christian Aasmaale, aga napilt käib see pall üle küljejoone. Ja nüüd taas Nõmme pall siin, hea surve ründefaasis Edvin Stüffilt ning sai palli vahepeal omadele tagasi võidetud. Nüüd see taas juba Narva käes. Aleksandr Jegorov ja meeste jalgades juba natukene seda väsimusmärke näha on. Nüüd hästi võtab siit Aasma selle palli vahelt ära. Aasma, kas läheb löögile? Läheb löögile ja väga hästi oli suunatud sinna alla nurkaga, aga tugevust ei löögile võib-olla natukene vähevõitu ja Medvedjev selle palli lausa püüdis. Hea sööt nüüd tuli siit Narva meeskonna poolt Aleksandr Jegorovile, kellel ei õnnestunud seda väljakul hoida ning pall nüüd juba Narva meeskonna väravajoonest taas mööda läinud ning otsajoonest ning Maksim Medvedjevil õigus pall mängu panna, nagu kell ka siin ekraanil ütleb, siis 11 minutit ja 10 sekundit jäänud kohtumise lõpuni. Igaks juhuks öeldes normaalaja lõpuni, sest kui see kohtumine peaks viigiliselt lõppema, siis näeme ka lisaaega. Ning nurgalöök Olibeti jaoks ning märkimist väärt on ka asjaolu, et Narva Unitedil täis 4 akumuleeruvat viga. Nõmme siis teinud neid vaid 1. Aniko. Rustamovist läheb pall outi. Ervin Stüff palli taga. Ja mängitakse Aniko löögile. On taolist kombinatsiooni täna Nõmme Olibet ka varem kasutanud, kus sellise lühikese puutega ääre külje sisselöögis siis mees löögile mängitakse ja ei ole olnud Narval selle kombinatsiooni vastu ka suurt vasturohtu. Edvin Stüff saab palli. Külje sisse löök Nõmmele ja teeb siin Narva veel ühe kiire vahetuse. Andrei Pantelejev tuleb veel mängu, lisaks siis Jegorov platsil, Rustamov ning Ivan Zelesnjov. Nüüd siin Aasma eksib. Jegorov. Ning pall tagasi Olibetile. Ning teeb nüüd vahetusega Nõmme meeskond. Jan-Erik Valge tuleb siit väljakule. Aleksander Zaharov, Werner Uibo ning Erik Toom siis nelik platsil Olibeti poolt. 10 minutit jäänud kohtumise lõpuni.
saab Valge nüüd siin hästi löögile, aga Medvedevi jaoks täitsa turvaline tõrje ja nüüd päris erilist lööki proovib siin Narva, aga ei suudeta Roland Rinki üllatada ja läheb ka see pall natukene väravraamidest mööda. Valge nüüd väga hea kehapettega võtab siit ühe mehe välja ja hea võimalus tekkimas nüüd Nõmmel ning suurepärane tõrje Maksim Medvedevilt oli Erik Toom see mees, kes selle löögi sealt sooritas, hea võimalus Nõmmel. Nüüd on Jan-Erik Valge nurgalöök, natukene ebatäpne, aga pall jääb Nõmmele. Erik Toom, Sahharov, Toomile tagasi ja paremalt ääret nüüd proovivad nad tulla. Hästi nüüd Toom läheb mitmest mehest läbi ja mängib Valgega kokku ja suurepärane võimalus Werner Uibol lüüa see väravaga. Taas on Maksim Medvedev õiges kohas ja mõnekümne sekundi jooksul 2 head tõrjet Narva Unitedi väravailt. Sahharovist läheb nüüd see pall out'i. Põstrov. Põstrov taas. Tagant läbi Osmanov. Ja nüüd teeb siin Sahharov halva vea siin Narva Unitedi mängijale ja ka teenitult saab siit kollase kaardi. Nii et esimene kollane kaart täna Nõmme mängijale on siis Pantelejevil 1 kollane kaart kirjas ja loodetavasti on Pantelejeviga, kes samuti kollase kaardi siis teeninud kõik hästi. Sergei Fjodorov palli taga. Renat Osmanov Fjodoroviga mängib kokku. Pantelejev vahepeal saab palli. Põstrov ja leiab Pantelejevi suurepäraselt üles. Ja väga-väga hästi teeb siit tagasi tööd oli see Werner Uibo, kes suudab meeskonna hetkel halvimas päästa. Pantelejev. Nüüd Sahharov võtab Osmanovilt määrustepäraselt palli ära. Üritas Jan-Erik Valge siin oma paremal jalale selle palli mängida, et löögiliselt minna, aga see ei õnnestunud ning nüüd kontrarünnak Narva poolt. Ja Valge teeb ka hästi tagasi tööd ning kahe peale suudavad selle palli ära võtta. Nüüd paneb Aasma oma keha ette ja teist korda Osmanov siin kaotab palli lühikese aja jooksul. Ervin Stüff paremale äärele hästi näitas pilguga ühele poole ja söötis teisele poole ning tekitas sealt sellega Jan-Erik Valgele väga hästi ruumi paremale äärele. Edvin Stüff Erviniga mängib kokku ja nüüd veab Edvinit tehnika alt. Narva publik on sellega loomulikult väga rahul ning pall Unitedile. Põstrov, Osmanov. Pantelejev väga hästi suudab raskest olukorrast panna sellise täitsa korraliku söödu sinna ette, aga ei õnnestu Põstrovil pallini jõuda. Aasma kaotab palli. Pantelejev ei suuda hoida palli väljakul, läheb see napilt üle küljejoone ja pall Nõmmele tagasi ning Ervin Stüff saab külje sisselööki sooritada. Väga hea võimalus hetkel oli Narval seda eksimust siin kasutada. Edvin Stüff saab palli ja läheb löögile, see blokeeritakse. Ja ei sünni siit midagi liigselt ohtlikku. Põhiturniiril siis oli Edvin Stüff Nõmme Olibeti parim väravalööja, 16 tabamust tema nimele põhiturniiril kirjutati. Stanislav Põstrov oli
värava edetabeli teine mees, Edvin Stüff siis oma näitajaga oli 5. Stanislav Põstrov teine 20 väravaga ja parim väravlööja siis oli tänavu põhiturniiril Vitali Bolšakov Sillamäelt. Ararati mees Marek Šatov sai kirja 18, nagu ka Anži mees Vladislav Tšurilkin. Tšurilkin siis samuti koondises mängimas nagu ka näiteks Edvin Stüff ja Põstrov. Vaatame korra selle olukorra ära. Ning tuleb nurgalöök. Lisaks siis väravlööjate edetabelis näeme ka Artur Põstrovi, Anži ridades Sergei Kostinit, vastavalt 15-14 väravat. Jätsin ka vahele Robert Veskimäe Augur Enematist 15 tabavusega. Nii et temal ja Põstrovil kirjas siis 15 6. ja 7. ning 14 väravat 9. kirjas Aleksandr Starodupil, aga nii palju sellest väravlööjate edetabelist. Praeguses mängus siis väravlööjad olnud Põstrov, kes siis löönud 2, Rustamov, Pantelejev, Tarasenkov veel kirja saanud ning Narva ridades värava ning Werner Uibo ja Andres Aaniko siis Olibeti ridades 6 minutit 45 sekundit jäänud kohtumise lõpuni ja Narva United 5-2 seda mängu juhtimas. Suurepärane võimalus tekkis siin Edvin Stüffil ja jätab Stüff selle löömata ning nurgalöök, suurepärane tõrje taas Maksim Medvedjevilt ja Jon Medvedjev täna hoos. Aaniko otsis väga hästi sealt tagumises postis Aasmat, aga lõigati see sööt sealt vahelt ära. Rink annab palli Aanikole. Vasakult ääret hästi Aasma siin avaneb. Ja julged siit kannaga minna söötu tegema, lõpuks ikka pall Aanikole, aga Medvedjev saab sealt jala vahele. Aasma läheb löögile ja Medvedjev ikka taas Medvedjev seal värava ees ja publik aplodeerib siin, mitusada inimest tulnud täna Narva spordikeskusest seda mängu vaatama ja tõesti on väga keeruline oleks siin tribüünil veel ühtki vaba kohta leida. Ervin Stüff tagasi Aanikole. Edvin Stüff. Aanik küsib tagapalli, kas saab selle? Natukene nüüd teevad siin väikse liigutuse, aga tegelikult omavahel väga hästi siin Stüffil ja Aanikol ei klappinud, aga nende õnneks ei suutnud siit Pantelejev midagi liigselt ohtlikku välja mõelda. Ja nüüd läheb pall tagasi Roland Ringile, kes nüüd eksib, annab palli tagasi Osmanov. Pantelejev. Osmanov paremal äärel ja mängib väga hästi sealt Pantelejevi löögile, aga ei midagi ohtlikku väravahi jaoks. Läks see pall selgelt üle värava raami ning võtab siit minutilise vaheaja ning time out mõlemal meeskonnal siis üks neid võimalik kasutada on ja näeme siin Andres Aanikot võtmas enda kätte tahvlit ja joonistab siin meestele paar kombinatsiooni ette. Vaatame nii kaua teise mängu seisu, kindlasti saali jalgpallifännidel samal ajal need 2 ülekannet mängimas on, aga Augur Enemat siis Kosmose vastu juhtimas esimest kohtumist 2-0 tulemusega, nii et põhiturniiri võitja Augur Enemat jätkamas oma suurepärast hooaega. Olid nad siis põhiturniiril tõesti tänavu liiga parim meeskond ning 14 vooruga 13 võitu, 1 viik, 40 punkti. Olipetil siis 26 punkti, Anžil 25, Kosmos 22, Tiina 19, Narva United 16, Ararat TTÜ 11 ja Tartu Jötka Maksimumil siis jäi tänavu punktiarve avamata ning peavad nemad leppima uuest hooajast taas kohaga esiliigas. Aga minutiline vaheaeg on lõppenud, 5:35 on kellal ning Roland Rink lükkab siit Stanislav Põstrov väga hästi selle palli siit välja.
ning lendava väravahiga nüüd tulnud Nõmme väljakul Andres Aanikul siis seljas punane särk. Ja Valgel tekib suurepärane võimalus lüüa üks värav tagasi, aga taas Maksim Medvedev, mees, kes selle plaani luhtab. Valge saab palli tagasi. Uibo. Nüüd Aanik annab halvas kohas palli ära ja Osmanov saab minna löögile. Läheb see löök napilt sellest tühjast väravast sealt mööda. Peab nüüd Andres Aaniku tulema ja selle palli mängu panema. Nüüd tulevad kõrge survega siit Pantelejev ja Osmanov, aga maksab see neile valusalt kätte. Valge läheb rünnakule. Ja ei tule siin viga Narva väravahi kasuks ning külje sisselöök Olibeti jaoks. Valge. Ja nüüd väga ebaõnnestunud sööt siit vasakult äärelt, aga Osmanov ei kasuta seda võimalust ära ning Werner Uibo tuleb nüüd siit kaugelt. Ja selline värav Narva Unitedil 6-2. Võib olla tõeline otsustaja täna see Andrei Pantelejevi värav. Uskumatu tabamus. Olen näinud mitmeid väravaid, mida lüüakse olukorras, kus vastane kasutab lendavat väravahti, aga nii konkreetne ebatäpne sööt hetkel Werner Uibolt, kes ise täna ühe ju tabamuse Olibeti poolt löönud on ja nad mängu tagasi tõi, aga selline valus eksimus ning täitsa sellise kukkumise pealt suudeti värav lüüa ning üks värav siia otsa. 7-2. Tundub, et see mäng on siin üsna juba tehtud. Taas värav näeme siit veel Pantelejevi poolt ning tema lööb oma kübaratriki selle tabamusega ning mõne sekundi jooksul on olukorras, kus oli juba Nõmme peaaegu mängu tagasi tulemus ja häid võimalusi tekkimas, 2 kiiret väravat Narva Unitedi poolt ning seis on 7-2. Nagu vahepeal sai ka räägitud, siis kindlasti olukord, kus enam need võõrsil väravadega kokku löödud väravad ei loe, taktikal nüanssidele rohkem rõhku isegi annavad, siis pole ju Nõmmel siin midagi kaotada ja jätkavad oma lendava väravahiga. Siiani pole see küll vilja kandnud, aga on suurem šanss teil niimoodi seda väravat kindlasti saavutada. Aniko, Stüff, Toom, Saharov, tagasi Edvin Stüffile. Ning Toom siin hetkel tema tehnika veeb alt ja pall tagasi Narva Unitedile. See tähendab ka loomulikult seda, et lendav väravat Aniko hetkel läheb platsilt ära ja tuleb ring sinna puurisuule sinises särgis tagasi. Ja Rustamov nüüd siin tundus küll üsna lihtsalt kukkus ja ise ka väga siin veale ei apelleerinud. Edvin Stüff ja taas on väljakul siis lendav väravat. Aniko saab palli, aga natuke läheb see puude sealt kaugeks ja Pantelejev saab mänguvahendi platsi kõrvale suunata. Nurgalöök nüüd kasutada Nõmme meeskonnal. Kas läheb Stüff löögile? Otsustavad siiski oma ülekaalu seal rünnakul kasutada. Natuke ebatäpne sööt siin, aga pall jääb Olibetile. Nüüd tuleb siin pea peale Anikole. Väga hästi ta suunab selle sinna alla ning ei õnnestu Saharovil
seda lööki väravaraamidesse suunata ning time out. Minutiline vaheaeg siis ja Narva United kasutab ära oma võimaluse pidada natukene nõu. Kindlasti on seis nende jaoks ääretult positiivne 7-2 ning kohtumise lõpuni pole üldse palju jäänud ning täna siis väravalööjad Werner Uibo, Andres Aniko Nõmme Olipeti poolt, aga 5-2, vahepeal jõuti juba 4-2 seisule, siis suutis Põstrov taas lüüa 5-2 ja pärast seda nüüd lendava väravahi taktika pole sugugi vilja kandnud Nõmme jaoks. 2 lihtsat viga ja Pantelejev need ära karistanud on ning niimoodi ka oma kübaratrikki siin väga hõlpsasti vormistanud ning ei taha küll midagi ära sõnuda, aga tundub, et Narva siit selle koduväljakult võidu kaasa võtab, sest väga raske on näha siit 5 väravat sellise lühikese ajaga Nõmme BSC Olipeti esituses, aga nagu olen juba öelnud, siis ei loe siin need väravad, vaid võitude arv ja kui Nõmme oma koduväljaku eelist kasutada suudab, siis 2 järgnevat kohtumist vajadusel seal toimuks, nii et ei midagi liigselt hullu. Maksim Medvedjev. Kõlas ka kohtuniku vile ning saadi see pall mängu pandud. 2,5 minutit jäänud kohtumise lõpuni ning taas lendav väravat Andres Aniko tulnud mängu. Hea kontravõimalus nüüd Narval, aga Rink suudab tõrjuda. Ivan Selesnjov oli hästi sealt läbi läinud ning suurepärase sööduga ta sealt leiti, aga ei suuda hetkel Narva seda edu veelgi suurendada. Läheb nüüd hästi läksid löögile Roman Vedehov, aga suutis Rink sealt selle löögi tõrjuda. Aleksandr Zahharov palliga ja näeme taas punases särgis Anikot. Uibo, Zahharov. Ja lükatakse siit taga, ei ole suudetud seda lukku siin Narva kaitselukku lahti murda. Selesnjovil tekkimas hea võimalus, läheb löögile ja võtab siit kannaga selle Aniko ära. Pole kindel, kas see oleks siit väravasse läinud või posti või siit napilt mööda, aga Aniko poolt väga hea tegutsemine ja suutis oma jalad sealt väga korda hästi panna ning värava ära hoida. Rink. Zahharov. Otsitakse ees sealt Werner Uibot, aga see peaga puude jäi väga õhukeseks. Tarasenkov tuleb sealt hästi läbi. Selesnjov ja lööb värava 8-2 Narva United. 8. pall juba täna Nõmme väravasse ja on Narva United täna oma vastas siin täitsa hävitamas. Suurepärane mäng siin piirilinna meeskonna poolt ning täna siit võiduga koju minnakse ning publik on siin ääretult rahul ning aplodeerimas peaaegu igale liigutusele, mida Narva siin hetkel tegemas on. Ivan Selesnjov saab uuesti palli. Nüüd Narva meeskond eksib ja pall Nõmmele. Mängu lõpuni jäänud vaid 50 sekundit. Esimene poolek siis FC Kosmos Augur Enemati mängus lõppenud 0-2, nii et kui see mäng siin lõpeb, siis
võimalusel teeme ka siin ühe mängujärgse intervjuu, nii et tasub jääda ka siia lainele, kuid ka teine kohtumine täna Õhtulehe vahendusel. Head vaatajad tulemas on ning teine poolaeg siis põnevusmatšis Kosmos Augur Enemat ees ootamas. Pool minutit jäänud kohtumise lõpuni. Publik juba ka vaikselt end pakkimas on, aga kindlasti suurimad fännid jäävad siia lõpuni, et oma meeskonda ergutada ja viimaste sekunditeni plaksutada ning nad väärikalt platsilt ära saata. Vaatame, kas on veel üks värav Narva jalgades olemas. Hea võimalus oli siin tekkimas, aga ei suudetud hetkel väravat lüüa. 7 sekundit kohtumise lõpuni ning Narva United siit seda võitu võtmas on. Ning lõpusireen on kõlanud, 8-2 on lõppseis, millega see kohtumine siin lõpeb. Suurepärane mäng Narva Unitedi poolt. 2 väravat täna Stanislav Põstrov, Pantelejevi poolt siis 3 tabamust, Rustamov, Tarasenkov ja Selesnjov veel ühe lisasid siis Narva poolt ja loodan, et ka teie kodudes kuulete, mida Narva publik siin hetkel teeb. On nad ääretult rahul oma meeskonna esitusega, aga see seeria pole sugugi läbi, loevad võitude arvud, mitte skoorid ja 5. märtsil ootab Nõmme BSC Olipet Narva Unitedit juba Kiili spordihoonesse, kus korduskohtumine aset leidmas on ja see kohtumine loomulikult Õhtulehe portaali vahendusel ka teieni jõuab. Ütlen teile siit kommentaatori puldist aitäh ning jääge veel meie lainele, kui tuleb mängujärgne intervjuu. Antakse. Nõmme BSC Olipeti üks meeskonna liidritest Andres Aniko. Täna 2-8 kaotus siis Narva Unitedile. Kuidas selle mängu kokku võtaksite? Kas mängu seis, lõpptulemus peegeldas mängu sisu täna? No, tahaks ise arvata, et ei peegeldanud päris, et suhteliselt võrdsega siiski mängisime, et neil õnnestus alguses ette minna 4-0, et need väravad, no natuke lohakalt võib-olla lasime seal läbi mängida mingid olukorrad ja mängu lõpus 5-2 olukorras, 5-2 seisu pealt ei olnud enam nii-öelda vahet, et pidime võtma riske, et natukenegi proovida järgi saada. Kahjuks riske ei õigustanud ennast ja see skoor läks suuremaks, aga midagi pole teha, et nüüd üks mäng on veel ja see tuleb võita kindlasti, kui tahame konkurentsis püsida. Poolaeg lõppes täna 0-4, tulite väga hästi mängu tagasi, esimese 5 minutiga suutsite 2 tagasi lüüa. Millest rääkisite riietusruumis, mis olid need muudatused, mis tõid mängu algselt selle muutuse?
rääkisime üle selle, et kindlasti vaja ilma pallita rohkem tööd teha ja võidelda rohkem, et alguses esimene poole käime seal 1-1 võitlustes alla võib-olla ja nii-öelda ei olnud võib-olla sellist enesekindlust ja julgust nii-öelda mängu seal oma peale võtta poistele, et need asjad rääkisime poole ajal üle ja algus väga hästi kohe, et kahjuks küll sellele teisele meie löödud väravale järgneks koheselt vastaste oma, et kui poleks seda võib-olla tulnud, oleks äkki mängukäik vähe teine olnud. Mida võib Narva meeskond teilt oodata korduskohtumises 5. märtsil siis Kiili spordihoones te neid võõrustate? Teie meeskond täieneb ka ju mõne mängija võrra. Jah, et meil on meie põhiväravad tagasi, kuigi ega tänase värava ei kohtagi ei saa öelda, et ta midagi oleks valesti teinud, et kõik oli tegelikult väga okei, et Narva väravad, mis löödi, olid kvaliteetselt löödud ja teine mäng me kindlasti lähme võitma seda, et siin ei ole nagu muud varianti, et tagasi hoida enam pole. Suur tänu, aitäh, edu! Meie siit siis ka ülekandega lõpetame ning ootame teid tagasi juba uuteks lahinguteks.